Nii, tere, hakkame siis peale. Meil oli siin koolitus vabastusteenistusest, ma usun, et enamus olid siin kohal ja see oli väga hea ja täna me jätkame ka selle teemaga natukene, sest ma usun seda, et ei ole olemas ühtset viisi, kuidas seda läbi viia. Ja see, mida Alik rääkis, see oli üks väga hea selline baas nendest juurtest ja viljadest, eks ole, te mäletate, kõikidest nendest printsiipidest, mis peab olema. Ja ma usun, et paljud said endale selliseid vastuseid, kuid kahjuks ajapuudusel jäi see osaliselt poolikuks ja ta lubas saata mulle meili peale ka need materjalid millalgi, et ka nendest osadest rääkida siis, mida tema ei jõudnud rääkida. Aga mina olen samamoodi olnud juhitud kas tahtlikult või vabatahtlikult läbi viima küll vabastusteenistusi, küll selliseid tervendamisteenistusi. Ja ma võib-olla jagaksin praegu sellest siis, kuidas on ka võimalik seda teha. Et ma usun, et Jumal juhib vastavalt kutsumusele ja andjadele erinevat inimesi seda läbi viima ja väga hea oli just see baas, mis me nagu kuulsime, mismoodi alati on üks juur, mis toob ise viljad, eks ole. Et kuskil on olemas alati see juur. Ja see on väga oluline, kui me mõistame, et kui me tegeleme ainult viljadega, siis see võib jääda poolikuks, aga kui me jõuame juureni, siis see saab eemaldatud lõplikult, siis me saame täiesti vabaks. Näiteks ma toon ühe näite iseenda elust. Esimese punktina ma tahaksingi võtta selle, et on kõigepealt asju, mida me ei tea. On asju, mida me teame, mida me oleme ise põhjustanud või mida meie vanemad või vanavanemad on põhjustanud. Aga on asju, mida me üldse ei tea. Mis on juhtunud võib-olla enne meid, mis on juhtunud nii-öelda väljaspool meie teadvust ja millel võivad olla sellised päris tõsised tagajärjed ja sa käid pool elu ringi ja mõtled, et miks mul on see probleem ja sa ei tea tegelikult, miks sul on see probleem. Ja ma toongi ühe sellise näite, et kes on minu tunnistust kuulnud, teavad, et ma lapsest saadik kogesin surmavaimu hästi tugevalt. Ma ei ole võib-olla nii pikalt sellest rääkinud, kui pidevalt ma seda kogesin, aga see, mida ma pean silmas siis surmavaimu kogemise all, on see, et tema ligiolu põhjustab sellist pidevat surmahirmu, surmatunnet, surmamõtteid ja mitte enesetapamõtteid. Ma ei räägi nendest praegu. Ma räägin reaalselt, sa tunned kogu aeg, et sinuga äkki juhtub midagi või äkki sa sured ära või äkki midagi on, sa koged seda ligiolu ja see toob esile sinust sellise reaktsiooni. Ja pärast on hiljem minu käest paljud küsinud, et aga kus sa selle endale sappa haakisid? Lapsena. See ei ole jõudnud ju mitte midagi veel mingisuguste jamadega ise ju hakkama saada. Et kus see lapsena sul juba tuli siis, eks? Et ma ei tea, et minu vanemad oleks tegelenud seal mingi okultismiga või nii ja või mingiste muude selliste tõsiste asjadega. Ja siis ma palvetasin selle pärast. Et kuidas ma saaksin see nagu aru, et siis kui ma juba vabaks sain, tähendab, ma mõtlen, ma olin juba vabaks saanud, aga mind ikkagi huvitas, miks see mind järgis kogu aeg, miks see käis mul varem kannul. Et te teate, et kui ma kohtusin Jeesusega, siis ma sain sellest vabaks, aga mul jäid ikkagi küsimused, et kus ma selle sain ja mind huvitas see. Ja Jumal ühel hetkel näitas mulle palves. Ta konkreetselt vastas mulle palves ja näitas mulle, kus ma selle sain. Ja ma teadsin neid fakte, aga ma ei olnud kunagi selle peale mõelnud. Ja olukord oli siis selline, et minu emal ja isal oli veel üks laps enne minu sündi, minu õde, kes suri kuuajaselt. Ja ta suri kopsupõletiku, haigestus äkki ja ta ei jõudnud nii-öelda haiglasse õigel ajal ja ta suri. Minu ema käte vahel see laps suri, siis ta nägi ise pealt, kuidas see väike laps suri ja ta sai sellest sellise trauma, et ta kandis mind siis nii-öelda ja kasvatas mind selles hirmus, eriti kandis mind, et äkki minuga ka juhtub midagi. Tal oli kogu aeg nagu see surmahirm või surmatunne selle pärast. Seda näitas mulle Jumal kõigepealt. Ütles, et näed, su ema kaotas esimese lapse
see oli nii suur trauma, mille ta sai ja nüüd, kui ta oli uuesti siis nii-öelda lapseootel minuga, siis tal oli väga suur selline hirm, et äkki jälle midagi juhtub, et see oli nii õudne, et ta mitte kunagi ei tahaks seda kogeda ja ta oli siis lapseootel ja tegelikult kogu aeg hirmu alla. Ja nüüd, kui mina sündisin, mina ei teadnud ju midagi sellest, et mu ema niimoodi hirmu all oli ja Jumal ise näitas seda mulle. Ja siis ma läksin ja küsisin ema käest, et kas see on tõsi, et kui sa ootasid mind, et sa olid nii suure hirmu all, sest ta ei olnud mulle mitte kunagi rääkinud täpselt, kuidas see õde suri mul. Ma teadsin, et oli ja ta suri ja jäi haigeks, aga ta ei olnud seda mulle kirjeldanud mitte kunagi varem. Ja kui ma küsisin ta käest, siis ta esimest korda rääkis mulle, milliseid traumasid ta sai ja kui jube see kõik oli tema jaoks ja kuidas ta nagu ei tahtnudki enam mitte kunagi ühtegi lasta, aga siis ikkagi ta jäi lapseootele ja siis ta kartis kogu aeg, et midagi juhtub ja ta elas kogu aeg nagu selle hirmu all ja mina siis nii-öelda sündides sain selle saba endale juba taha, et see hakkas nii-öelda mind jälitama kogu aeg. Sest ma mäletan, et isegi mingisugused hetki, kus mulle kutsuti kiirabi isegi, kui ma olin väga väike laps, võib-olla 3-4 aastane, ma hämastalt mäletan just sellepärast, et mul olid juba siis mingid hirmud ründasid mind, nagu surmahirm või sellised asjad, eks ole. Et vaadake, kui samas nagu selline lihtne lugu ja me jõudsime selle juureni ja mina sain vabaks enne, kui ma seda lugu kuulsin üldsegi, Jeesus vabastas mind, aga mulle, nagu ma ütlesin, see on hea, kui meil jääb mingi küsimus ja me saame ka teada, miks see niimoodi oli. Siis sa saad ka palju rohkem nagu nii-öelda teisi teenida ja teistele olla igatepidi palves kasulik, kui sa mõistad, kui sügavalt vanemate ja vanavanemate kaudu võivad tulla mingisugused asjad. See on nüüd see esimene asi, et kui me ei tea, mis on nagu olnud, mis on olnud enne meid, eks ole. Nii et sellepärast, kui me hakkame nii-öelda siis tegema, nimetame seda vabastusteenistuseks või lihtsalt palveteenistuseks, siis on hästi oluline see, et sa käid selles asjas läbi koos Jumalaga. Sest vaadake, maailma psühholoogid samamoodi, eks ole, muugivad inimese lahti ja nendest on ka kindlasti väga palju kasu. Nad tegelevad inimese minevikuga ja lapsepõlvega ja püüavad nii-öelda lahti muukida seda inimest, et miks tal mingid asjad on ja nii edasi. Aga ütleme, maailma psühholoogid on siiski mingi maani täis sellist nagu teadmist ja tarkust, sest nendel puudub Jumala tarkus selles asjas ja nemad ei tea kõike. Nemad lõpetavad seal, kus nii-öelda Jumala tarkus algab, eks ole. Ja Jumal üksi teab nagu väga tõsiseid detaile. Ja sellepärast ongi number 1 asi see, et meie kõik, kas te teategi seda, et Jumal armastab meid kõik ühtemoodi? Teate, olete kuulnud sellest nagu? Et Jumal armastab meid kõik ühtemoodi ja ta ei tee vahet isikute vahel. Ja tema on meid kõiki kutsunud, mitte meie ei ole teda kutsunud ja tema on meid valinud, mitte meie ei ole teda esmalt valinud. Meie oleme vastanud tema kutsele. Ja sellepärast mulle väga meeldis, et Ali ka seda ütles, mida ma kogu aeg toonitan, et me peame leidma oma koha Kristuse ihus. Me oleme kõik tema ihu liikmed. Ja Kristuse ihu ei ole erinevad kogudused, vaid Kristuse ihu on see, kelle tema isiklikult on liitnud sinna ihusse. Ja sul on olemas ülesanne. Ja selleks, et seda ülesannet täita, on väga oluline, et sa tegelikult õpid teda kuulma ja järgima ja taotlema püha vaimu ande, mis on kogudus üles ehitamiseks. Ja just see on see võtmeküsimus, kuidas sa saad teha vabastusteenistus kellelegi, sest tema teab täpselt. Kui sul on, see on võib-olla väga selline primitiivne näide, aga igaüks saab ju sellest aru, et kui sul on mingi masin ja see läheb katki, siis see viiakse ju tootja kätte või vähemalt nende juurde, kes on tootja firma poolt välja koolitatud, eks ole. Et sa ei vii ju oma pesumasinat mõne rätsepa juurde näiteks. Võib-olla ta oskab remontida, see on boonus, aga põhimõtteliselt otsitakse alati abi ju sealt, kus on see valmistatud. Ja kui meie otsime abi mujalt kui selle käest, kes on meid valmistanud,
siis me võime saada nii-öelda 50-50, võib-olla mingisugust abi küll, aga me tegelikult ei pruugi mitte kunagi jõuda selle juureni, sest ainult Jumala vaim saab seda avada. Ja sellepärast on nii oluline, et me ei tegele ainult viljaga, vaid me läheme selle juureni välja. Ja nüüd just see esimene asi, milles ma siis praegu jagan, et on asju, mida me ei tea. Ja seal saab ainult Jumal avada asju. Ma rääkisin eile, ma ei puuduta seda põhjalikult detailselt, aga ma rääkisin eile siin kellelegi ühe loo oma suguvõsast, kus ma olin, see oli enne seda, kui ma abiellusin Alariga. Ja ma olin küll maailma inimesena olnud juba ka abielus, ja olin lahutatud. Ja siis ma mõtlesin, et kuidagi mingi muster on nagu minu perekonnas, et kõik nagu jäävad nagu kuidagi üksinda või et mu vanaema jäi leseks, mees võeti justkui sõtta, jäi teadmata kadunuks ja minu ema läks lahku ja siis, kui ta teise inimesega tahtis abielluda, siis see tapeti ära ja siis nüüd mina olen siin lahutatud ja üksinda ja siis ma küsisin oma tütre käest, et mis on sinu kõige suurem hirm ükskord. Ja mu tütar ütles, et see, kui ma jääksin üksi, oleks minu kõige suurem hirm, kui ma jään üksinda. Siis ma mõtlesin, et see on tegelikult päris õudne, kui inimene elab sellise hirmuga, et äkki ta jääb üksinda. Sest Jumal on loonud abielu. Jumal on loonud, et on mees ja naine ja tulevad lapsed ja nii edasi. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, mis asi see on, et kuidagi nagu mingi, mu emal küll oli, ta abiellus uuesti, tal on mees, aga tema oli ka selleks ajaks juba selle mehega riidu läinud ja oli kuidagi lahku läinud ja siis ma hakkasin palvetama. Ja Jumal ütles mulle palves konkreetse nime, kelle pärast me kõik kannatame. Ja mina isegi ma ei mäletanud, ma olin seda nime kuulnud, aga ma ei teadnud täpselt, kes ta mul on. Ammu surnud sugulane, esivanemates keegi. Ja Jumal avas selle mulle. Nii täpselt. Ja siis ma hakkasin küsima, uurima, et mis ta siis teinud on ja tuli välja, et ta on nagu tõelise jamaga hakkama saanud kunagi. Jutt oli minu vanaisast. Väga tõsise jamaga oli, ma ei hakka sellest rääkima siin iiagi praegu, aga see oli väga tõsine jama, millega ta oli hakkama saanud ja Jumal ütles, et näed, et ta tegi kellelegi väga haiget, sellepärast öeldakse, et teenimata needus ei lähe täide, aga see oli teenitud needus. Ta päriselt ka tegi midagi, ta tegi kellelegi väga haiget ja järjest ja kõik, kes sellest inimesest nagu tulid, enamustel olid kas õnnetud abielud või jäid leseks või läks lõhki või kuidagi, et nagu mitte midagi ei õnnestunud. Ja siis Jumal andis püha vaimu kaudu mul murda selle kõik. See on ainult see, mida tema algatab, saate aru, sa ei saa siin kellegi käest valemeid õppida, sest Jumal ise peab avama igaühe jaoks, see on unikaalne asi. Ja siis ma palvetasin ja murdsin need asjad ja järsku ma tundsin, nagu vaimumaailmas oleks kärisenud midagi. Täiesti nagu midagi, nagu taevas kärises. Ja üsna ruttu, mitte et ma oleks aktiivselt kaasa aidanud, aga üsna ruttu ma kohtasin siis oma tulevase abikaasaga, me abiellusime, mu tütar abiellus juba 2 aastat hiljem, mu ema leppis oma mehega ära, kellega ta Riius oli, pidi lahku minema, nii et mõni aasta hiljem me olime kõik abielus. Kõik olime koos, kõik oli hästi. Ja enne seda kogu aeg mingi asi nagu lohises järgi. Ja võt sellepärast on hästi oluline, et kui me räägime sellest, et me tahame teenida ja see on loomulikult spetsiaalne kutse vabastusteenistust läbi viia ja keegi nii-öelda võib-olla omast jõust ei saagi seda teha, eks ole, ta ei saagi teha, aga see on äärmiselt oluline Kristuse ihus, et me mõistame ära need printsiibid, et kõigepealt peab Jumal avama selle, mis tegelikult on. Sest on asju, mida ei tea mitte keegi ja mida sa ei saakski ka psühholoogile näiteks rääkida, kui sa tema juurde lähed, sest sa ei tea neid asju lihtsalt, sa koged lihtsalt. Sellepärast oli hea, et Aalik tõi esile ka kõik need viljad, kus võib siis oletatav juur olla, eks ole, tal oli nagu mingi süsteem, kus siis tema oli seda koolitust saanud, eks ju. Et kellelegi siis Jumal oli avanud selle, see niimoodi. Ja siis
ma nii-öelda julgustan teid väga siis paluma nende asjade pärast, et saaksite endale tööriistad, kui te lähete tööle, Jumala põllule. Et püha vaimu annid ja tema tarkus ja juhtimine on meie tööriistad. Me ei saa iseenese lihas seda teha, me ei saa iseenese tarkuses seda teha. Me saame teatud maani, eks ole. Kui sa tead mingit fakti inimese kohta, siis sul on võib-olla lihtsam öelda, ma tean, et su vanemad jõid ja vanavanemad jõid ja no jah, sellepärast sa oledki selline, aga tegelikult võib olla juur hoopis kuskil mujal. Nii et alati see juur ja vili ei ole meie loogikaga nagu me ei saa loogiliselt seda järeldada, eks ole. Mäletate, ma rääkisin teile ükskord ühte lugu, kus ma käisin vanglas teenimas ja tuli üks naine, kes seal oli siis nii-öelda istus vangis ja seal oli ka kabel ja inimesed olid tulnud päästmisele usule ja seal käis mingi 40 inimest käis seal vangla kabelis. Mõni käis võib-olla ajaviiteks, aga mõni käis ka tõsiselt seal tegelikult oli tõesti pöördunud. Vangla on hea koht, kus pöörduda, sest seal oli minna ka kuskile. Ja palju on aega lugeda piiblit näiteks. Ja selles mõttes nagu, mitte et ma soovitaksin seda, aga ma lihtsalt räägin, et see on ka koht, kus väga paljud võivad pöörduda, eks ju. Ja nüüd ma olin siis seal teenimas, mingi suurem teenistus oli meil seal ja eestpalve, kõik inimesed tulid ja tuleb üks ilus kena noor tüdruk, suhteliselt see noor, ja ütleb, et ma olen 2 aastat juba päästetud olnud ja ma käin koos Jumalaga, aga mul on viimasel ajal kohutavad nagu vihahood peal, nagu metsikud vihahood, ma ei saa, kontrollimatud lihtsalt, et alguses ei olnud. Et kui ma tulin nagu usule, siis oli kõik väga hästi ja Jumal täitis mind oma armastusega, aga mul hakkasid mingi vihahood. Nii et kui ma vihastasin, ma võisin täiesti kallale minna teisele inimesele. No Jumala lapstele ei peaks see tegelikult niimoodi olema, aga kui see on, siis on kuskil olemas mingi juur. Olete nõus sellega, eks ole? Et ütleme, parima standardi järgi meil ei peaks seda olema, aga praktika näitab midagi muud. Ja nüüd temal olid need vihahood ja siis ma ütlesin, et kas sa ise nagu võid arvata, et on sul uks lahti kuskil? Miks need vihahood sul on? Et ma olen kuulanud maailma muusikat ja et see kindlasti on seda põhjustanud ja no eks siin on raske ka ja nii ja ta ei osanud ise nagu midagi öelda. Ja mina, nüüd see ongi see, sa pead paluma püha vaimu tundlikkust, kui sa seda teed. Et sa ei vaataks liiga palju välisele ega võtaks informatsiooni lihtsalt, mida ta räägib sulle. Sest informatsioon segab teinekord sinu tunnetust. Ja nüüd ta räägib mulle maailma muusikast ja mingisugustest, keegi oli kommi käinud varastamas matratsi alt ja mis iganes. Räägib mulle sellistest asjadest ja mina kogu aeg tunnen, et ei, et see ei ole see asi üldse, mis need vihahood toob. See on nagu mingi muu asi hoopis. Ja siis ma muidugi olin niimoodi vaikselt palves, et mis siis Jumal ütleb selle kohta. Ja Jumal ütles mulle väga selgelt, ta on lesbi. Ta on hakanud lesbi suhteid arendama siin vanglas. Ja see on avanud talle ukse ja selle kaudu praegu tulebki vaenlane ja see, saate aru, see on hoopis teistsugune juur, kui sa arvad. Sa ei tulegi selle peale inimlikult, et see võib põhjustada selle, et sa tegelikult avad ukse ja vaenlane saab rünnata. Ma ei räägi nüüd sellest, et kõik, kes on lesbid, on meeletud äkkvihad ja käivad ja karjuvad ja peksavad. Ma räägin sellest praegu, eks ole. Selle inimese puhul. Ma veel kord ütlen, me peame igale inimesele lähenema individuaalselt ja Jumala vaimuga koos. Me ei saa iialgi muidu aru nendest tagamaadest. Ja tuli välja, et ta ei olnud muidu lesbi, vaid ta oli seal vanglas hakanud lesbiks. Ja selle pärast oligi nii, et alguses, kui ta tuli Jeesuse juurde, oli kõik nagu hästi. Ilmselt ta õpetus seal midagi ei saanud või ma ei tea, miks ta hakkas, ma sinna maani jõudnud. Aga nüüd Jumala vaim ütles mul, ta on lesbi. Saate aru, seal on palju inimesi ümber. Nüüd on see järgmine õppetund. Kas sa pead kõike ütlema kohe inimesele, mis sa tunnetad? Sa ei pea. Sa pead kõigepealt, see on järgmine samm, sa pead küsima, kas sa võid öelda seda, kui sa tunnetad midagi sellist, mis on tõsine asi. Muidugi tagataskus alati inimestel on see, et äkki ma eksin. Muidugi sa peadki läbi katsuma, väga õige. Sa peadki läbi katsuma kõigepealt. Nii et esimene asi, kui sul tuleb selline asi, mida sa ei tea tegelikult inimesest üldse, siis kõigepealt palveta ja katsu läbi, kas see oli issand. Ja kui issand kinnitab sind rahuga ja sa tunned, et see on issand, siis järgmise asjana küsi, kas sa üldse pead ütlema talle seda.
mõnda asja ei peagi kunagi ütlema. Ja mina ei saanudki sellel hetkel öelda, terve kamp rahvast on seal ümber ja ma ütlen, kuule, sa oled lesbi. Sa ei saa elu sees sellest asja öelda. Miks? Sest Jumal ei häbista. Ta armastab meid, mõistate? Ja isegi kui inimene on teinud midagi sellise ukse avanud kristlasena, siis Jumal armastab teda ja vihkab pattu. Ja see ei anna meile kunagi õigust teist inimest häbistada. On nii? Ja siis ma mõtlesin, mis ma teen siis selle teadmisega. Ja ma hakkasin vaikselt palvetama tema eest. Tal ka seal silmad kinni seisis selle hetkel, kui ma ütles, ja ma hakkasin tema eest palvetama. Lihtsalt vaikselt palvetasin, et Jumal ise talle ütleks selle. Ja ütleski. Ja järsku see naine ütleb, et ma pean midagi üles tunnistama, et see vist on ka asi, mida ei tohi teha. Ja ennem ta üldse selle peale ei tulnud. Jumal selles protsessis, sellel teekonnal tegelikult avas, kus tema oli uksed lahti teinud ja milles ta pidi meelt parandama, lahti ütlema sellest asjast, et ta saaks selle ukse kinni ja need vihahood lõpeksid. Tundub väga lihtne, on ju, aga katsu sa võõrale inimesele öelda, kuule, sa oled lesbi. See ei ole nii lihtne. Või sa oled varas või mõrtsukas. Sa ei saa öelda sellist asja lihtsalt inimese lahmides, eks ole. Kõigepealt katsu läbi, kas see lihtsalt. Teiseks, mis teiseks oli? Küsi Jumala käest, kas sa pead seda talle ütlema üldse. Võib-olla Jumal ise avab ja ilmutab talle selle protsessi käigus, kuidas sa teda teenid, on nii. Ja Jumal ilmutaski talle. Ja Jumal ütles talle seda ja ta ütles, mul oli nii hea meel, et ma ei pidanud ise ütlema. Oi, mul oli hea meel, ma ei oleks iiagi tahtnud seda öelda mitte kuidagi. Mu liha juba ka täiesti oli lühises selle asja peale. Ja Jumal ütles talle ja siis ma ütlesin jah, et see on asi, millega sa uksed avad. Siis ta avalikult, mitte kõiki ees muidugi, tunnistas seda, kui pattu parandas meelt, pani selle ukse kinni ja sai tohutut rõõmu täisa. Rõõmu ja rahu silma ees tuli vabanemine inimesele äkki. Täielikult. Ma kahjuks ei tea, kuidas see asi edasi läks, sest ma ei suhelnud selle inimesega edasi, aga igal juhul see asi lahenes ja Jumala vaim ilmutas küll, mis see on, aga ta andis mulle selle ilmutuse selleks, et ma saaks palvetada, et Jumal ise talle ka näitaks, sest Jumal ei andnud mulle luba talle seda öelda. Vaadake, kui huvitav, eks ju. Aga teisel korral oli vastupidi. Seda lugu ma olen ka kindlasti kunagi rääkinud, aga mulle see lugu endale väga meeldis, sellepärast, et see näitab, kui huvitav ja põnev on tegelikult Jumalaga koos teenida. Ja oli siis situatsioon kuskil Eestis, kuskil mujal, kus üks mees tuli kaebama oma naise peale, et ma palvetaks, et ta naine jättis ta maha, läks teise mehe juurde, rikkus abielu ja naine on kõiges süüdi ja nüüd tuleb palvetada kõvasti, et naine meelt parandaks. Hea palve iseenesest on ju. Naised on ikka ju selleks loodud, et siis vähemalt teab, kes on süüdi, eks ju. Ei ole nii või? Ei ole nii või? Ma näen, et mõni nagu nõustub, jah. Okei, see oli väike siuke huumor, aga mitte päris huumor. Ühesõnaga mees oli täiesti kindel, et naine on süüdi, naine oorab, naine läks teise mehega minema ja asi sai alguse sellest, et ta käis sensitiivi juures see naine. Ta käis sensitiivi juures, niimoodi rääkis mulle mees, et naine käis sensitiivi juures ja nüüd jättis mu maha. Läks ära ja oorab ringi. Et palvetame nüüd, et see nõidlus ja sensitiiv ja mis see kõik seal tegi, et see saaks tühistatud ja nii edasi. Ja ta oli kohe nagu niimoodi seisis. Rusikad juba oli peas, et nüüd naine saab vaimumaailmas nii, et laksab, eks ju. Ja mul ei lasta palvetada üldse. Mul läks see suu kinni. Jälle õppetund, kui sa ei saa palvetada, ära palveta vägisi. Sa võid alati õnnistada inimest, eks ole, ja nii, et seda võib alati teha. Aga kui Jumal paneb suu kinni, sa tunned, sul üldse palvet ei tule,
siis seal on mingi põhjuse. Ja seda küsi siis nüüd Jumala käest, mis asi on. Ja mina absoluutselt palvetada ei saa selle naise pärast. Ma mõtlen, mis asi see on, ei saa selle mehe pärast, mees ootab. Pikk palve järjekord, mees ootab. Järsku Jumala vaim ütleb mulle, et see mees käis ise ka sensitiivi juures. Aga seda ta sulle öelnud, et nad käisid koos ja see oli see sensitiiv, kellega see naine üldse jalga lasigi. Et see oli nagu pool tõde, mida see mees rääkis, eks ole. Liible tegi, eks ole, on ju. Ikka keegi on süüdi, aga tegelikult oli tõde mujal. Tegelikult olid nad kristlastena läinud koos sensitiivi juurde, avanud ukse uuesti okultismile, on ju, ja sealt kaudu sai hingevaenlane mürinal nende abiellu sisse sõita, ajas nad lahku, ajas nad ilmselt selle naise siis oorama, mehe käest ma seda infot ei saanud, eks ju, ma ei küsinud Jumala käest. Ja siis ma tundsin, ma pean selle välja ütlema selle mehele. Mitte nii pikalt nagu teile praegu, aga kui ta ootas nüüd, et naine hakkab praegu saama lahmimist, eks ole, palves. Ta oli kohe siuke kättemaksu imuse näoga juba. Siis ma ütlesin talle äkki, tead, Jumal ütles mulle praegu, et sina käisid temaga koos sensitiivi juures. Ja tegelikult sina perekonna peana pead meelt parandama. Ja siis, kui sa parandad meelt selles asjas, siis naine tuleb sulle ise tagasi ja parandab ka meelt. Selline teadmine tuli mul. Ja tead, ma ei jõudnud sellega lõpetada. Ma isegi ei puudutanud seda mees. Ma seisin meetri kaugusel, see mees kogu aeg pikali. Nagu niidetud, nagu tuu läks pikali puhunud, see matsti käis pikali. Keegi üldse ei olnud ta ligi ka ja enam püsti ei tõusnud. Ja ma ütlesin, et ma ei hakka ootama, aga las ta seal parandab meelt siis omaette ja ellu ta jäi, eks ju. Ja siis kuskil paar kuud hiljem ma nägin, nad tulid meile Tallinna kogudusse ja see oli kuskil mujal Eestis ja tulid Tallinna kogudusse koos naisega. Ja nii õnnelikult käsi käes, komm suu kõrvuni, niivõrd tore ninnu-nännu, eks ole. Ja ma nägin, et nad on ära leppinud ja Jumal on andnud armastuse teineteise vastu ja kõik on hästi, ilmselt andeks palun, meelt parandab, mis iganes on vaja teha. Ja miks see sai korda, miks need asjad, sest see juur ei olnud mitte see, et naine hoorab, vaid juur oli see, et mees perekonna pea ja kristlasena käis ka koos naisega sensitiivi juures, käis ka ust avamas ja selle kaudu sai kurat tulla abielu lõhkuma. Vaadake, kui oluline on see, et me alati laseme Jumalal ees minna ja ise lähme järgi. Sest kui me ise ees ei lähe, läheme ise ees ja Jumalat ei lase ees minna, siis me võime väliste sümptomite puhul hoopis vale rea valida, on nii? Väliste sümptomite puhul oleks mina hakanud nüüd palvetama ja murdma naise pealt seda hoorust ja kõik, eks ole. Ja see oleks ka tore palve olnud kindlasti, mehel oleks väga meeldinud, ma arvan. Aga see ei olnud juur. See ei olnud see põhjus, miks need asjad olid üldse juhtunud. Kuskil oli olemas see juur. Nii et sellised asjad on tähtis. Ütleme, kui me teeme kas või vabastusteenistus, see oli ka, ta tuli vabastuspalvele, see mees tegelikult ta tuli teise inimese pärast, naise pärast, eks. Siis me peame nagu mõistma seda, et Jumal tegelikult tahab meid kõiki vabaks teha. Tema tahab inimesi vabastada, ta tahab meid läkitada välja, et meie teeniksime. Ja isegi kui sa ei nimeta seda vabastusteenistust, vahet ei ole. Palvetama teiste inimeste eest, teenima neid, eks ole, tegema grupipalveid, need on ka väga head, on ju. Et see on midagi, mis paljastab selle varjatud vale, mis vaimumaailmas kurat on tegelikult kuhugi istutanud kellegi peale, eks ole. Et me ei tohiks nagu kunagi unustada, et valem on antud 1. Moosese 3. See, kuidas tema tuleb inimese juurde ja hakkab temale tõde väänama tegelikult, siis kui ta tuli Eedeni aias. Tema vaenas tõde ja ta esitas pool tõde ja ta teeb seda tänase päevani. See on tema meetod, kuidas ta teeb. Ja miks ta seda teeb? Punkt 1. Mis on punkt 1, miks ta seda teeb inimestega? See on teine punkt. Esimene punkt on, teate mis? Ta tahab sind ässitada Jumala vastu.
tema peamine eesmärk on röövida elu selle kaudu, et ta valetab, moonutab Jumala olemust, Jumala heatahtlikkust, Jumala armastust, ta tahab seda moonutada, et sa kibestuksid usus, et sa kibestuksid Jumalas, et sa ei tahaks enam minna sinna, kus ainsana abi saad. See on see esimene eesmärk, miks ta niimoodi mässib. Ja teine on siis see, et ta tegelikult tahab ka siin selles maailmas nii-öelda õnnetuks teha, siduda, haigeks teha, mis iganes ta teeb sulle, eks ole. See on see, mis on see väline, aga see peamine on see, et ta tahab su elu röövida. Ja ta saab elu röövida täpselt niimoodi, kui ta istutab oma valet sinu sisse. Kui ta tegelikult saab kuidagi moodi sulle ligi, sest olgem ausad, ka need näited, mis ma rääkisin siin, et see abielupaar läks koos Sensitiivi juurde ja eelmine neiu oli siis nii-öelda lesbiks hakanud, siis seal on ju ka kuskil üks koht, kus inimene otsustab valesti. On ju nii? Egas keegi vägisi, ma ei usu, et keegi vägisi sundis relvaähvarduseni Sensitiivide minema, eks ju. Kuskil oli nende enda otsus, kus nemad otsustasid valesti teha. Aga miks nad otsustasid valesti teha? Mitte, et ma kedagi õigustaks. Nad otsustasid valesti teha sellepärast, et vaenlane siristas nendel kuskil õla peal. Ja nad lõpuks läksid sellega kaasa. Nad jäid uskuma, täpselt nagu Edenis. Nad jäid uskuma seda, et kuradil endal on veel midagi paremat pakkuda kui Jumalal. Mulle meeldib see lause, et kurat tuli Edenis pakkuma inimesele tegelikult seda, mis tal juba oli olemas. Tal oli täiuslik, on ju? Täiuslik ja Jumala ligiolu, tarkus, kõik oli olemas. Ja siis ta justkui ütles, et Jumal ei taha, et te targaks saate. Kas nad olid siis rumalad enne? Ei olnud rumalad, sest Jumal oli nad loonud täiuslikuks. Nad ei saanud olla rumalad, aga vaenlane oskas nii kruttida, nii kavalalt tulla vaikse ringiga, et inimene jäi uskuma, et äkki tõesti, äkki on veel midagi, Jumal varjab midagi meie eest, et äkki on veel mingid paremad paigad olemas või mingi suurem tarkus või vaata, kui peen asi see on, eks ole. Ja ta teeb seda meiega täpselt samamoodi. Nii et on siis asju, mida me ei tea ja neid asju saab meile Jumal nii-öelda siis ilmutada ja sellepärast on parem, kui alati mitmekesi palvetada inimese pärast. Et kui ei ilmutata ühel täna, siis ilmutatakse võib-olla teisele, et ikkagi 2-3 võiks nagu konkreetselt siis inimest nagu teenida. Aga ma veel kord toonitan, kõik ei ole väljaütlemiseks, mis sul tuleb. Kõigepealt ikkagi küsi, katsu see läbi enda sees ja siis küsi, kas sa peaksid selle üldse ütlema välja. Ja kui sa pead ütlema välja, siis kindlasti ütle välja see 4 silma all või siis küsi luba, et kas on see okei, et ma ütlen kõigi ees, eks ole, et mul tuli midagi. Sest need asjad on niivõrd delikaatsed, need asjad on niivõrd sellised asjad, et me peame mõistma, et Jumal tegelikult mitte kedagi häbisse ei saada. Jumal ei taha häbistada inimesi. Ja sellepärast ongi oluline, et tegelikult meie ka järgime neid reeglid. Ma toon 3. näite. Nüüd jällegi asjadest, mida inimene ei tea ja mida ka Jumal ei paljastanud. Aga mis oli väga heade tulemustega, seda ma olen ka varem rääkinud, aga need on sellised ekstreemsed lood, kus ma ise olen osalenud. Ja ma tundsin ühte naisterahvast Raplast, kes iga poole aasta tagant põhimõtteliselt seestus ja läks, kutsuti auto järgi ja ta oli siis nii-öelda haiglas sees jälle mitu kuud, ta tehti seal siis nii-öelda kombe korda, siis ta oli jälle mingi aeg täiesti selline rahulik ja tegi tööd, neil oli talumaja nagu. Tegi seal tööd ja kõik oli just hästi ja siis jälle ilmselt kas ta jätti siis rohud võtmata või midagi, ma seda ei tea. Igal juhul ta oli usklik naine. Ta käis Luteri kirikus juba 10 aastat või rohkemgi või lapsepõlvest saadik, ma ei tea. Ta käis Luteri kirikus ja ta oli usklik inimene, aga vahepeal keegi võttis ta üle reaalselt niimoodi, et ta räägiti hirmsaid lugusid, mis ta siis korda saatis ja pärast seda, kui ta oli jälle paar kuud haiglas olnud, tuli ta jälle nii-öelda siis suhteliselt tervena tagasi. Aga kuna mina ka mingil perioodil hakkasin selle inimesega suhtlema ja mina nägin teda ainult sellisena, kui ta terve oli. Ja siis ma mõtlesingi, et kas need jutud ikka vastavad tõele, et ta üldse midagi viga on.
et ta elas nagu oma hästi eaka ema ja isaga, lapsi tal ei olnud, abielust ei olnud ja kuna minu isa oli suhelnud mingi aeg selle perekonnaga, siis ka mina käisin seal ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et mina ei usu, et see naine on nii tore inimene ja me saime nii paljudest asjadest rääkida, et mismoodi teda üle võetakse siis vahepeal, et see tundus mulle täiesti nagu arusaamatu. Ja siis ma ütlesin talle, et kuule, et sa oled haiglas niimoodi aeg-ajalt. Et mina usun, et Jumal teeb su täiesti terveks, et sa ei pea kunagi enam haiglasse minema. Ta ütles, jaa, mina usun seda ka, aga ma ei tea, miks nad haiglasse mind viivad siis kogu aeg. Ma ütlesin, okei, siin on nüüd midagi, mida ma ei tea, on ju. Ja ma ütlesin, tead mis, kui sul järgmine kord tahetakse auto järgi kutsuda, helista mulle. Ma tulen su juurde, vaatame, kuidas sul lood on. Noh, helistaski, läksin kohale ja vaatan, et tõepoolest inimene on täitsa sassis omadega. Päriselt nagu. Silmad läikisid imelikult kuidagi, siis ta kartis oma isa ja ema, ta jooksis ära nende eest, lukustas uksi, et äkki isa ja ema tahavad teda ära tappa, on ju. Noh, mõlemad olid ilmselt üle 80, isa ja ema siis. Ja ta oli täiesti pöörane nagu, nad tahavad mind ära tappa ja nad on pahad ja tulevad kallale mulle ja karjus ja röökis seal ja siis ema käis ka järgi, pööritas silmi, ütles mulle, et noh, näed ise on ju. Ma pean auto järgi kutsuma, et varsti järgmine samm on see, et võtab noa kätte äkki, kus mina tean, mis juhtuma hakkab, on ju. Ja minu sees Jumala vaim reageeris äkki selle peale. Ja ma ütlesin oma sisemiselt, seal tuli mul üks karje selle inimese pärast, ma ütlesin, ei ole nii. Ei lähe jälle kuskile haiglasse nende süstide alla. On Jeesus tervendav või ei ole? Lõppude lõpuks, mis asja me siin ajame siis? Räägime ilusad lugusid lihtsalt, on ta tervendav või ei ole tervendaja? Amen. Ja ma ütlesin seda selle naisele ka. Ma ütlesin, tead, nüüd lähme teise tuppa ja vaatame, mis Jumal teeb. No jah, lähme teise tuppa, nii. Läksime teise tuppa, eks natukene ka, ta oli hirmu äratav üsnagi. Ja ma ei tea, mis järgmine reaktsioon võib-olla on. Ja esialgu ma istusin klaveri taha ja hakkasin mängima ilusaid ülistuslaule talle. See meeldis talle väga. Mängisin seal mõned lood, siis ta seal laulis kaasa natukene ja nii. Ja siis ma palvetasin ja läksin istusin ta kõrvale ja pikki jutt lühikseks. Me rääkisime 3 tundi. 3 tundi me rääkisime juttu, tema põhiliselt rääkis. Ta järsku hakkas rääkima. See tuli nagu paisu tagant välja, kõik see jutt. Ta rääkis ja rääkis ja rääkis ja rääkis. Ja mida rohkem ta rääkis ja mida rohkem me vahepeal palvetasime, seda selgemaks ta silmad läksid ja selgemaks läks jutt ka. Ja see lugu oli siis selline, et ta oli olnud kristlikult religioosse kontrolli all nii tugevalt lapsest sünnist saadik, kuna ta ema ja isa olid ka nagu justkui kristlased. Nii et tal ei olnud mitte mingit luba kunagi teha ühtegi asja, mida tema oleks tahtnud. Ta ei tohtinud käia sõpradega kuskil väljas, ta ei tohtinud ühtegi kuskil kuramaaži teha seal poistega, kui juba vastav iga tuli. Ta ei tohtinud mitte midagi teha ja ema ja isa ilmselt karistasid füüsiliselt teda selle eest, kui ta siis võib-olla natukene üleannetu tahtis olla, ta ei olnud kusjuures. Ja asi lõppes sellega, et tal ei lubatud isegi ülikooli minna, ta oli väga tark, eriti matemaatikasse, naisterahvas. Ta tahtis minna ülikooli, teda ei lubatud minna, öeldi, et teine õde läks ja sina oled see, kes peab jääma koju, talutöid tegema, meie eest hoolitsema kogu aeg. Et sinu osa on see, et sa pead meie eest hoolitsema nagu elu lõpuni ja see tähendab seda, et tal ei lubatud abielluda. Ta ei vähem nii-öelda ka mitte lapsi seal siis ei tulnud, eks ole. Ja ta oli ema ja isa terrori all, sellise vaimuliku terrori all nii tugevalt, et ta kaotas täiesti oma isiksuse, oma identiteedi ja tema nii-öelda elu oligi teenida oma vanemaid. Mitte mingit muud elu tal mitte kunagi ei olnud. Ja siis ta lõpuks hakkas näitama oma pilte kooliajast ja ma mõtlen 3 tundi täpselt. Ja ma saingi aru, et kusagilt on tulnud lapsepõlves temale selline, ilmselt vägivalla kaudu selline asi, mis on täiesti tema sisemuse nagu nii sodiks teinud.
et ta tegelikult on, kuskil on see uks lahti, eks ole, ja vaenlane saab tulla aeg-ajalt, kui ta rohtu ei võta enam. Et ainult rohud on need, mis teevad teda selliseks rahulikuks. Ja siis ma palvetasin, ta rääkis mulle ja see oli tõeline vabastusteenistus selles mõttes, et 3 tundi mina rääkisin, tema rääkis, siis me jälle palvetasime, andsime andeks, parandasime meelt, kus vaja oli, läksime jälle edasi ja see lugu lõppes sellega, et kiirabi läks tagasi. Kiirabi oli välja kutsutud juba, see kutsus vahepeal välja, eks ole. Kiirabi läks tagasi, sest see inimene oli täiesti terve, kui see kiirabi kohale jõudis. Ja ta mitte kunagi enam haigeks ei jäänud, mitte kunagi ei pidanud ravimeid tarvitama, mitte kunagi ta ei läinud haiglasse ja elas siis nii kaua, kui ta elas, veel aastaid, tänaseks ta on ammu lahkunud, aga ütleme niimoodi, et ta sai täiesti kõigest sellest vaimsest asjast terveks, mis oli teda kogu aeg ahistanud, mille pärast tal olid mingid, tal oli skisofreenia diagnoos pandud. Jah, skisofreenia diagnoos oli tal. Ja Jumal vabastas ja tervendas ta sellisest diagnoosist nagu skisofreenia, kus tal olid reaalsed sümptomid, kus tal olid märatsemisood, kõik need asjad olid, eks ole, ja tegelikult oli vaja inimesega 3 tundi rääkida ja palvetada. Ma veel kord ütlen, iga lugu on unikaalne. Me ei saa võtta nagu selles mõttes, me saame näiteid tuua õppimise eesmärgil ja julgustamise eesmärgil, aga me ei saa nii-öelda mõelda, et nüüd kõik on lood on ühesugused, ei ole kindlasti, eks ole. Aga vaadake, kui oluline on see, et inimene saab need asjad välja rääkida. See on hästi oluline, et inimene saab need asjad välja rääkida. Kui ta ei saa ja mõni ei taha, ma tean inimesi, kellel on väga tõsised probleemid, aga kui sa küsid, kas tahad minuga rääkida või kellegi teisega, ei, kõik on okei. Mul ei ole midagi rääkida, kõik on okei. See on ka üks selline plokk, nagu, kus inimene tegelikult ei lase teist ligi endale, ta ei saa kedagi ligi ja tegelikult ta kannab kogu seda lühist enda sees või terve elu, eks ole. Sellepärast on hästi oluline, ka psühholoogid samamoodi ju baseeruvad sellele, et inimene räägib välja asju oma elust, kuni siis lõpuks muugitakse ta lahti, mis tal tegelikult nagu viga on, eks ole, ja kuidas seda aidata saaks, on ju, et lihtsalt psühholoogid ei anna jumala ravimit, on ju, ega ei tee vabastusteenistust, et need on nagu kuhugi maani, nagu me ütlesime, eks ole. Nii et selles mõttes on see väga oluline teada, et seda asja ei saa teha ilma jumala vaimuta. Aga nüüd mõned asjad veel, mida Jumal käskis mul nagu öelda või tähendab, andis mulle nagu südamesse. Ja siin sellised huvitavad asjad, et näiteks ma usun, et Jumala vaim näitas nagu sellist asja, et ta ütles mulle nagu seda, et paljud inimesed tahavad saada vabaks. Aga nüüd esimene punkt. Nad ei taha anda ennast üle Jeesusele. Nad ei taha tegelikult anda ennast üle Jeesusele täielikult, ma mõtlen ka kristlasi praegu, eks ole. Nad tegelikult ei taha, nad teevad kompromisse. Nad ei taha ennast üle anda täielikult ja siis nad käivad kogu aeg, otsivad abi, eks ole, aga Jumal nagu ütles, et nad tegelikult tahavad saada vabaks, aga nad ei taha tegelikult tulla minu juurde. Sest Piibel ütleb, on ju, tule Jumala ligi, siis tema tuleb sinu ligi. On nii? Kes otsib, see leiab, jah? Kes koputab, selle avatakse. Tulge minu juurde kõik, kes te olete koormatud, vaevatud. Kui sa vaatad, ja ta annab meile hingamise, mitte minu juurde, eks ole, et kui me vaatame neid kirjakohti, siis need kõik algavad sõnadega, et inimene teeks midagi ka. Panete tähele? Tulge teie, minu ligi ütleb tema oma sõnas, eks ole, otsige teie, koputage teie, tulge minu juurde, on ju. Jah, te uurite pühi kirju ja arvate endal olevat elu, aga te ei tule minu juurde, et saada see. Ta ei ütle mitte kuskil, et tema peaks kõigepealt nagu meie juurde tulema. Kuigi tema on see, kes meid tõmbab ja kutsub, ilma selleta me ei saa tema juurde tulla, eks ole. Aga ma mõtlen nüüd konkreetselt abi saamiseks. Ta ütleb, tule, siis mina tulen. Koputa, siis ma avan. On ju?
see ei ole niimoodi, et ma istun ja siis mõnikord Jumal koputab ka uksele, aga sellest ei saa õpetust teha, eks ole, nagu ta mulle koputas. Et selles mõttes, et inimesel on ju ka oma osa teha selles asjas. Ja sellepärast ongi oluline mõista ja Jeesus ka küsis, et mis sa tahad, et ma teen sulle. Kas sa tegelikult ka tahad vabaks saada? Kas sa tahad tegelikult, et su elu muutub? Või sa tahad saada vabadust, aga sa ei taha tulla Jeesuse juurde? Sa tahad saada terveks, aga sa tahad edasi elada oma patus. On nii? Ja ma usun, et püha vaim, nagu 2 asja, nagu ütles selle teema kohta tänaseks, just nagu öelda edasi. Ta palus edasi mulle öelda lihtsalt seda, ma usun, on ju. Et tema jaoks on olulisem see, et sa tuled tema juurde ja teise kohal on see, et sa saad terveks ja vabaks, mitte vastupidi. Sellepärast ta ütleski nendele, kes tulid tagasi teenimast, et mis te rõõmustate selle üle, et kurjad vaimud teile alistuvad. Rõõmustage selle üle, et teie nimed on eluraamatus. Küll meie vaimustuksime selle üle, kui kõik kurjad vaimud lendaksid 2 lehte, kui meie tänavale läheme. On ju? Ma tean, mida ma räägin, selliseid asju on juhtunud ja see on ikka väga hea, kui sa näed, et Jumal demonstreerib oma väge. Aga Jumal ütles, palju olulisem on minu jaoks see, et sinu nimi on eluraamatu seal päeval. Mitte see, kui palju sa vabastusteenistust teed, kui palju sa ennast vabastad, palju sa teisi vabastad, palju sa nende asjaga tegeled. See on ka oluline. Aga see ei ole oluline, kui su nimi ei ole eluraamatus kirjas. Siis on see kõik tühine, see üks päev kukub kokku kõik, see hävib ühel päeval. Ja mis sa siis teed? Sa oled seal ukse taga ja tegelikult sul ei ole kedagi, kes sind sisse lasebki. Sellepärast, et sa oled panustanud sellele asjale ainult, mis siin on, mitte sellele, mis on igavene, eks ole. Nii et sellepärast ma ilmselt usun, et ta nagu rõhutas seda, et nad tahavad saada vabaks, aga nad ei taha tulla minu juurde. Nad ei taha tegelikult alanduda minu ette, nad ei taha põlved maha panna, täielikult oma elu. Nii nagu vanasti siin üks ja teine on ka toonitanud mõned meesterahvad nimesi nimetamata, et anna ära oma elu, siis annab tema oma elu sinule. Anna talle ära see elu. Sa ei saa kompromissis elada pikalt. Siis ongi see, et sa oled õnnetu, sa oled katkine, sellepärast, et läbimured ei tule ja ei tule ja ei tule, vabastust ei tule ja ei tule ja ei tule, sellepärast, et sa tegelikult ei taha. Mäletate seda lugu, ma ei hakka tõesti ma ei hakka seda üldse rääkima, ma usun, et kes teavad peale Heli-Mai Timo lugu peast? Minu sõbra Timo lugu. Kas see mu sulas Timo tead? Kes teab see lugu? Heli-Mai teab. Heli-Maiel on peas, seda võiks seda ise rääkida. Aga hea küll, ma räägin selle loo siis, kui enamus ei tea seda. See käib nüüd selle punkti kohta, mis Jumal ütles, et nad tahavad saada vabaks, aga nad ei taha tulla minu juurde. See on selle punkti näide minu enda elust. Mu laps jäi haigeks. Laps oli väike, laps jäi haigeks. Kõrge palavik, oksendas kogu aeg, meeletult paha olla, ei söö, ei joo, mitte midagi. Väga-väga paha. Vihmaga saama. Et ei söö, ei joo, õudselt paha olla, kõrge palavik, meeletult halb olek ja juba väga pikalt on selline asi, väga pikalt on selline asi. Ja palvetan. Sõitlen haigust, võitlen haiguse vaimu vastu, kõik asjad, mis vähegi pähe tulevad üldse. Kõik piiblikooli tarkus, mis ma ei õppinud. Mitte midagi juhtunud. Mitte midagi ei juhtunud üldse. Palvetan edasi, ikka midagi ei juhtu. Ja lõpuks ma mõtlesin ka, et ma olen alati selline Jumala käest nagu küsija olnud, et sinu sõna ütleb, et haigete peale nad panevad käed ja nemad saavad terveks. Siin on minu väike laps, kes on palavikus. Sina võtsid Jeesus Peetruse ämma käest kinni ja palavik lahkus selle hetkel. Aga mina võtan oma lapse käest kinni ja palavik ei lahku. Miks ei lahku? Kui mina ka usun, et sa oled tervendaja, ma usun, sa oled vabastaja, ma usun, sa teed seda Jeesus. Aga miks ei toimu midagi siis? Ja kui ma olin niimoodi tükk aega seal õiendanud, siis järsku Jumala vaim ütles, et
kas sa tõesti tahad teada? Vaata, ta küsib, ta on teistsugune kui meie ei ole sellised, eks ju. Meie nõuame, trambime jalgu, aga tema küsis mulle, kas sa päriselt tahad teada? Miks su palve praegu ei saa vastatud? Ma tahan küll. Ja vaata, kui sa oled sinnamaani jõudnud, et sa ütled, ma tahan, mis iganes, sa mulle ütled. Aga ma olen valmis kuulma seda, siis sa saad aru. Aga kui sa tunned, et mine ei tea, mis ta ütleb. Mine ei tea, kus ta mind saadab veel üldse või läkitab või ma ei taha küll minna, eks ole. Siis sa tegelikult, sa peatud sellel ukse lävel ja sa ei astu sellest uksest sisse. See tähendabki seda, et me võime üksteisega teha nalja ja rääkida igast mõistu juttu, aga Jumal näeb südamesse. Tema ei näe, mis on silma ees. Tema ees me ei saa mitte midagi varjata. Ta teab igat meie südame mõtet. Ja Jumal ütles mulle, täpselt niimoodi ütleski mulle, et kas sa minu sulast Timot tead? Küsis mu käest. Ma ütlesin, et muidugi tean, ma õppisin ühes koolis koos, sel hetkel ma õppisingi ühes koolis ja õppisin koos Timoga. Ja see Timo oli selline kristlane, ta oli kristlane, selline mees, kellega mitte keegi ei tahtnud ühe laua taga süüa, sest tal oli pool nägu halvatud, lapsest saadik, ilmselt ju sünnist saadik. Ja kui ta sõi, siis oli ebameeldiv. Ütleme, toit pudenes välja suust ja te kujutate ette, on ju. Ta oli muidu väga armastas Jeesust niimoodi, aga ta oli, pool keha oli nagu haige, ta lonkas ja ta käsi ei töötanud ja mingi selline asi oli. Ja meie tegelikult, ta oli tüütu ka natuke meie arust siis sellel ajal ja tahtsime nagu ära põgeleda kogu aeg täiesti, et ei viitsinud taga eriti vigat rääkida, et rääkis ka nagu sellise natuke raskendatul kujul ja me ei põlanud teda ega nii, aga me nagu ikkagi ei tahtnud temaga nagu seltsi ja tema meiega väga tahtis. Õpilastest on jutt, eks. Ja Jumal ütleb, kas sa tead teda? Ma ütlesin jaa. Ja siis ta ütles, et mina andsin oma elu tema eest. Ma armastan teda väga ja tema armastab mind väga. Aga see, kuidas sina suhtud temasse, see haiseb. See on vastik minu silmis. See, kuidas sina, kusjuures ma oma arust polnud üldse halvasti suhtuma hakanudki veel, eks ju. Ma olin nagu täitsa okei. Aga Jumal näeb, mis on südames. Ja Jumal ütles, sa pead ennast paremaks temast. Sa pead temast ennast paremaks. Sa suhtud temasse nagu tüütusse olevusse, kelle eest te kambaga ära jooksete, te ei taha temaga koos palvetada, te ei taha teil on eelarvamus. Aga mina armastan teda väga ja tema armastab mind. Ja ta nagu näitas mulle nägemuses, kuidas see Timo hüüab tema poole palves. Kui siiras on tema palve, ta on nii siira ja puhta südamega tegelikult nagu laps. Ja tema ei ole saanud seda valida, et ta on haige. Ja ta ei saa käia normaalselt ega rääkida. Ja ta ilmselgelt on ise väga õnnetu selle pärast, et ta ei saa olla nii nagu teised inimesed selles vanuses. Ka kindlasti otsis endale abikaasat või nii. Ta võis olla kuskil 25 aastane umbes sellel ajal, see Timo. Või natukene vanem pisut. Ja Jumal ütleb selgelt, vaata oma suhtumisi. Kuidas sa suhtud teistesse inimestesse? Kas sa armastad need läbi minu pilgu? Või sa armastad iseennast ja selekteerid inimesi enda ümber vastavalt sellele, kuidas väliselt need inimesed sulle meeldivad või tunduvad. Aga mina näen seda, mis on südames. Ja see, kuidas sa temasse suhtud, see haiseb. See on vastik. Ta ei öelnud see sõna haiseb. See oli nagu, see tuli mu sisse nagu sellise karjana, kuidas Jumal nägi hoopis teistmoodi seda pilti. Täiesti teistmoodi, kui mina olin seda näinud. Ja see oli nii valus. Te teate kõik, kellel Jumal on midagi sellist rääkinud, et see on nii valus, kui ta räägib seda, aga sa saad aru, et ka tänumeel tuleb sinu sees esile, sest sa tänad tegelikult, et ta on nii armuline, et ta näitab sulle asju. Et Jumal ise näitab sulle asju, et see on nii sulle arm. Ja ma muidugi palusin andeks ja parandasin meelt sellistest suhtumistest, teha vahet isikute vahel.
ma räägin ajast 28 aastat tagasi oli see juhtus. Nii et või isegi natuke rohkem, nii et see ei olnud praegu, ma olin suhteliselt noor kristjan sel ajal ja ma ei kujutanud ette, et Jumal võib nii tõsiselt minu südame sisse urgitseda ja näidata tegelikult, kuidas tema seda situatsiooni näeb. Ja mina nägin teisiti ja ma niimoodi nutsin tema palge ees, ma parandasin meelt, mul oli nii valus seda kõike näha. Ja järsku minu seda meeleparandust katkestas minu lapse hüüd. Emme, anna süüa. Laps täiesti terve. Palavik läinud, söögiisu, ei süda paha, mitte midagi enam ei olnud. Laps sai sel hetkel terveks, kui mina parandasin meelt. Mis polnud üldse nagu selle lapsega seotudki. Aga ta näitas, miks mu palve ei saanud vastatud. Sellepärast, et midagi oli minu südames, mida mina oleksin pidanud sõna alusel juba teadma. Ja see ei tähenda seda, et edaspidi oleks temaga koos söömine ülimeeldivaks muutunud, kindlasti mitte. Aga ma nägin teda läbi Jumala silmad edaspidi. Ja ma hoidsin väga tõsiselt oma südant edaspidi, et mitte seda kuidagi moodi rikkuda. Mul oli nii halb tunne, kui vastikult me võime teinekord mõelda ja sa ei saa aru. Kõige hullem on see, sa ei saa aru. Sa ei saa aru, kui püha vaim ei näita. Sellepärast, et kui püha vaim tuleb ja näitab sul seda, siis sa parandad meelt. Aga kui ta ei näita, siis sa elad oma südame kanguses. Ja tegelikult paljud palved ei saa vastatud näiteks. Nii et see on ka nagu üks koht, mis ma ei tahtnud rääkida siin praegu meeleparanduse konkreetselt. Ma tahtsin rääkida sellest, et kui sa hakkad tegema vabastust, sa võid endale ka teha seda koos Jumalaga. Mind on Jumal väga läbi viinud nendest protsessidest ise oma kasvatusega. Aga see saab ainult siis juhtuda, kui sa oled täiesti valmis selleks. Kui sa oled nõus, mis iganes ta ütleb mulle teha. Jumal, siin ma olen. Ja sa ei karda, et äkki, ma ei tea, pead sa hakkama midagi sellist tegema, mida sa ei taha, eks ju. See hirm ju kontrollib meid kogu aeg, et mine tea, mis ta ära võtab või mis ta juurde lisab meile äkki, eks ole. Noh, mäletate on ju. See hirm tuleb vaenlase käest. Jah. Mina kartsin isegi noore kristlasena seda, et Jumal käsib mul vägisi abielluda mehega, keda ma ei taha. See on tõesti naljakas, aga see oli päriselt nii. Kus see vale mulle niimoodi kukile tuli, ma ei tea seda. Aga ta ütles, ma nagu mõtlesin kuidagi, et noh, et kristlik abielu, et ma kindlasti ta annab mõne sellise mehe, keda ma üldse ei taha ja see peab vägisi olema, sest Jumal tahab ja ma ei tea, kus sellised mõtted tulevad, aga me oleme rääkinud hiljem ja nii paljud mõtlevad nii. Ma ei saa aru, kust need mõtted tulevad. See on täiesti nagu absurdne. Ja Jumal muidugi andis mulle armu ja kiiresti vabastas nendest mõtetest mind. Aga lihtsalt ma ütlen, et selleks, et tõeliselt vabanemist kogeda, pead sa minema juureni, aga kui sa isegi ei tea, kus see juur võib olla, siis aitab see, kui sa saad aru, et sina pead tegema esimese sammu teadlikult, sest miks? Sest sinu vaba tahe loeb. Sa pead ütlema, Jumal, ma tahan vabaks saada, mis iganes see on. Mis iganes see mulle maksab, mis iganes sa mulle näitad, aga kui mul on elus mingi asi, ma ei taha enam sellega edasi minna. On see hirm, on see surmahirm, on see mingisugune alaväärsus, on see mis iganes see on, hüljatuse. Praegu räägitakse väga palju orvuvaimust. See on nagu orvuvaim, eks ole. Et see orvuvaim ongi see, et ta tegelikult ei tea, kes on tema isa. Ma mõtlen praegu vaimulikus mõttes. Paljud inimesed ei tea, kes on tema isa, eks ole, inimlikult. Aga vaimulikult mõttes, kui sa tuled Jumala juurde, sa tead, kes on su isa. Sa tead oma identiteeti Kristuses ja kui sa seda ei tea, siis sa oledki kogu aeg tõugata ja lükata. Sa ei tea tegelikult oma identiteeti ja nii edasi, eks ole. Nii et see oli üks asi, mis ta ütles ja teine ei puuduta nüüd võib-olla otseselt vabastusteenistust, aga see tuli nagu südamesse, et inimesed otsivad informatsiooni ja teiste inimeste tunnetust ja sõnumeid selleks, et teada, mis nende eluga on, aga nad ei taha jällegi tulla tema juurde, et õppida kuulma otse tema käest asju, et Jumal saaks ise rääkida nendega.
et sellest me enne ka rääkinud ja järgmine kord, kui me räägime, ma tahaks rääkida teemal prohvetid, valeprohvetid ja sektid koguduse keskel, sellisel väga raskel teemal tegelikult, kui Jumal armu annab juhtimist, et mis on nagu hästi oluline mõista, et uue lepingu ajal võib ka see olla üks lõks, miks sa satud kuskile jamadesse, et sa lased kogu aeg kellelgi teisel endale sõnumeid öelda ja sa sõltud nendest sõnumitest. Ja sa ei õpi kuulma tegelikult. Loomulikult on prohveteeringud ja kõik teise püha vaimu annid on asjad, mida me peame taotlema, aga see ei ole see, mille varal sa elad. Sa pead ikkagi piiblit, sa pead Jumala sõna võtma aluseks ja sa pead võtma Jumala püha vaimu. Need kaks asja ei ole kunagi vastuolus omavahel. Niimoodi sa oled terve ja keskteel, kui sa uurid sõna ja palvetad pühas vaimus, sellepärast, et sa ei saa sõltuda kogu aeg teiste inimeste sõnumitest. Ma tean seda, kui palju minu juurde on niimoodi pöördutud. No palveta, vaata, mis Jumal ütleb sulle. Tead, kui palju on niimoodi öeldud? No palveta, vaata, mis Jumal ütleb sulle. Kui ma palvetan ja Jumal ütlebki midagi, siis ei pea seda käskima tal teha, on ju? See on vale, see on ebapiibellik. Kui sa palvetad ja Jumal ütleb, siis loomulikult me just rääkisime sellest. Katsu läbi, küsi Jumala käest, kas sa pead seal välja ütlema ja tee seda, on ju? Aga see on nagu teine asi, kui sa lähed ja sõltudki, et vaata, mis ta täna ütleb mulle, vaata, mis ta täna ütleb mulle, vaata, mis ta täna ütleb mulle. Et see on ka üks asi, millega tegelikult me võime avada vaenlasele ukse ja siis on pärast väga suured pettumused ja kibestumised sellepärast, et keegi ütles sulle midagi, mida sa jäid lootma, keegi ütles sulle veel midagi, mida sa jäid lootma ja siis, kui see ei sündinud. Ma tean, kui ma käisin esimeses piiblikoolis, siis üks naine ütles, et ta teab täpselt, kes ta mees on tulevane. Siis kõik olid noored ja vaatasid, oli jagamisaeg nii-öelda. Kõik tahtsid kuskil kellegagi abiellunud, eks ole. Nii. Ja siis see ütleb, minu pole üldse probleem, mina tean, kes see on, kellega ma abiellun. Juba tead, väga tore, mina küll ei tea. Nojah, ja ta ütles isegi selle inimese nime. Ma ütlesin, okei, et kas see mees ise ka teab? Ei, tema ei tea. Aga Jumal juba teab ja ütles mulle ja see mees, küll ta mehele ka ütleb siis lõpuks, mis parem oleks, on ju. Et raske abielluda, kui mees ei tea, eks ju. No vot, ja siis läks aega mööda ja siis tuli järgmine ja rääkis ka samast mehest. Siis ma ütlesin, oot. Mis asi see siis on? Mis vaim see juhib siis? See ei ole vist Jumala vaim, see on ikka mingisugune oma hinge, kes tahab midagi saada. Ja lõpuks oli neid 4-5 tükki, kes kõik vahtisid just sama meest. Ja siis ma loobusin, ma ei taha ühtegi sõna enam kuulda, et kedagi südames või midagi on ju, et niimoodi need asjad ei käi, eks ole. Aga miks ma seda räägin? See võib tohutu kibestumise inimese hinge tuua ühel hetkel, kui see ei juhtu. Ja nimesi nimetamata, mul millegi pärast tuli see lugu praegu meelde, ühest naisest, kes kristliku töötegijana seestus lõpuks. Täielikult seestus, võeti teemante poolt üle. Sellel ainsal põhjusel, et ta uskus, et see on tema mees. Jumal on öelnud ühe inimese kohta, see on tema mees. Ja mees ei teadnud midagi muidugi, nagu tavaliselt. Mitte nagu tavaliselt, mõnikord läheb ikka hästi ka, eks ole. Minul läks hästi. Aga ta oli 100% kindel selles ja oli see siis see mees või mitte. Aga see mees abiellus kellegi teisega. Kihlus ja abiellus kellegi teisega hoopis. Ja nüüd see inimene selles situatsioonis ei saanud enam sellest rõngast välja. Sest vaata, kui sa, kuidas ma ütlen, meil on 2 varianti. Jumal lõi meid enda näo järgi ehk imitsi järgi, ütleb piibel. Ja kui sa lähtud sellest, et Jumal lõi sind oma sarnaseks, nagu sõna ütleb, siis on tema bossa ja sina teed seda, mis tema oma sõnas on öelnud. Aga kui sa lood Jumala enda sõna järgi, mida väga paljud kristlased armastavad ka teha kahjuks, see tuleb kuidagi iseenesest, siis sa hakkad talle dikteerima, kuidas tema peaks midagi tegema sinu elus, on nii? Kuidas ta peaks su palvetele vastama? Ma olen kuulnud palvet, kus inimene palvetab, et Jumal, ma palun seda asja ja siis ta palves räägib kõik ära, kuidas Jumal peaks seda tegema. Et ta tegelikult ise juba teab, kuidas Jumal peaks teda vabastama, kuidas Jumal peaks talle naise andma, kuidas Jumal peaks seda ja teist tegema. Aga sa tegelikult saad aru, et see on tema kuvand asjast.
Seal ei ole see, et Jumal ütles sõna, vaid tema ise kuvab selle oma näo järgi, kuidas tema asja ette näeb. Ja kui ta seda teeb, siis see juhtu ühel hetkel ja siis ta saab haiget ja mitte lihtsalt haiget, mis toovad nii-öelda üks juur on ju tegelikult kibestumine ja andestamatus, eks ole, mis me kuulsime. Kui sa seda nii-öelda lased enda sisse tekkida selle kibestumise näol, siis tekib varsti veel hullemasi. Mis see on? See on see, et sa ka kibestud Jumalas. On nii? Miks? Mitte sellepärast lihtsalt, et sa ei saanud, vaid sellepärast, et sa uskusid, et Jumal ütles sulle seda. Ja kui tuleb välja, et see ei olnud, see kujutate, milline pauk see inimesel on. See on täiesti, see võib surma pauk olla. Kui inimene on mingi asja peal välja astunud, arvates, et see on Jumal, aga tegelikult see ei ole Jumal. Ja ta pettub Jumalas, eks ole. Nüüd selles mõttes see naine konkreetselt, mida sellises olukorras teha, kui te tegelete inimeste eest palvetamise ja teenimisega, mida ma usun, et Jumal järjest rohkem teile saadab neid inimesi, siis te peate ka aru saama sellest, et teie juurde tulebki sellised inimesi, kes on Jumalas pettumise ääre peal isegi. Nad on kibestunud, nad ei suuda võib-olla endale andeks, võib-olla teistele andeks anda. Ja mis ma alustasin täna? Ma ütlesin just, see mäng käib elu surma peal tegelikult. Ta niisama ei valeta sulle. Ta tahabki, et sa pettud Jumalas, et sa ütled Jumalast lahti, et sa kibestud Jumalast, et su elu ei tule selline, nagu sina oled oodanud. Aga mis ma ennem ütlesin? Meie heameel peab olema selles, et meie nimed on eluraamatusse kirjutatud. Mitte selles, mis siin maa peal, kui palju me edu saavutame või kui palju meile hästi halvasti läheb, on ju nii. See on teisejärguline asi. Jumal tahab, et meil on hea käekäik. Loomulikult ta tahab. Aga prioriteet on see, et kui sina võtad nii seda asja, et Jumal lõi sind oma näo järgi ja sul on juba, kuulake nüüd hoolega, läinud väga hästi, kui su nimi on eluraamatus. Sul juba on väga hästi, sul on kõige paremini üldse läinud, kui su nimi on eluraamatus. On nii? Ja siis sa saad aru, et hinge vaenlane oskab viia su pilgu selle maailma peale nii osavalt, et ta näitabki sul ainult seda, mida sul ei ole. Ja sa ei näe enam seda, mis sul on. Sa ei oska enam tänulik olla selle eest, mis sul tegelikult on, vaid sa näed kõik ainult, mida sul ei ole. Ja see on vaenlase selline esimene aste, kuidas ta hakkab inimesele seda kibedust, millel on ühel hetkel surmav mürk tooma. Sa näed ainult kõike, mida sul ei ole. Ja sa ei näe üldse seda, mis sul on. Sellepärast Jeesus ütleski, tänage ja olge õnnelikud, et te nimed on eluraamatus kirjas, sest kui sa sellest rõõmustad iga päev, siis isegi kui sul väliselt ei ole kohe läbimurret või ei lähe asjad nii, nagu sa tahad, siis sa saad aru, et koos Jumalaga ma hüppan üle müüri. Nagu laul ütleb, eks ole. Sa hüppad koos temaga üle müüri, kui sa hoiad fookuse tema peal. Aga vaenlase eesmärk on see fookus ära võtta tema pealt ja näidata, kui kehv elu sul tegelikult on, milline läbikukkuja sa oled, mis kõik sinuga kaasneb. See on tema eesmärk ja lõpuks inimene mõtlebki, ma ei taha enam uksest välja minna, ma ei taha enam mitte midagi, eks ole. Ja siis on vaenlane juba väga paljud eesmärgi saavutanud. Nii et uskuge mind, Eestimaa on sellised inimesed täis. Ja sellepärast on nagu väga oluline, et sa mõistad seda printsiipi, kuidas vaenlane töötab, kuidas ta need juured inimeste sisse ajab. Ma nüüd räägin, alguses ma rääkisin sellest, mis me ei tea, siis ma rääkisin, mis me teame, nüüd ma räägin sellest, mis on täna, eks ole. Et hoida ennast ja nii-öelda kaitsta ennast. Sest üks asi on ka see vabastusteenistuse juures, et kui sa inimese, ütleme, teenid teda ja palvetad ja ta saab vabaks, siis mis ütleb piibel? On ju? Ta tuleb mingi aja pärast uuesti vaatab. Kas on tegelikult sul kaitse olemas? Kas on püha vaim sinu sees? Kas sa oled tegelikult see, et ta ei saa tulla enam? Kas uks on kinni? Ja kui seda ei ole, siis ta võtab 7 hullemat ja see inimese lugu läheb hullemaks. Et see naine, kellest ma rääkisin, kelle nii-öelda mees, keda ta siis arvas, et on tema mees, abiellus kellegi teisega, see naine ei leppinud sellega. Ta oleks pidanud leppima sellega, sest see oli mehe otsus, isegi kui see oli vale otsus, see oli teise inimese otsus oli see, on ju. Ta oleks pidanud andeks andma sellele mehele, sellele naisele.
iseendale, pastorile, kes laulatas. Ta oleks pidanud andeks andma, sest miks? Hästi lihtne vastus on, sest Piibel ütleb nii. See hästi lihtne vastus on ju. Sest meil ei anta andeks, kui me ei anna andeks. Nii lihtne see ongi, eks ole. Ja ta ei andnud, aga ta oli vana töötegija, ta ei olnud noor kristlane. Ja see on väga paha näide, sellepärast, et tema seisis nagu oma õiguse peal edasi, et temal oli õigus, kõik teised eksisid selles asjas. Ja lõpuks juhtus siis selline asi, et ta hakkas reaalselt siis juba selle pastori vastu palvetama, kes laulatas selle mehe naise vastu ja asi läks siis nii kaugele, et isegi kui ta kellelegi rääkis seda ja inimesed polnud nõus selle asjaga, siis ta hakkas nende vastu palvetama, kui see temaga nagu ühel meelel ei olnud selles asjas ja hakkas täitsa pahasti kohe palvetama nagu. Nii et see inimene on ka kahjuks meie hulgas lahkunud, ta ei olnudki meie osas, ta oli kirikus, kus ma teenisin varem ja ma ei tea seda, kas ta meelt parandas, kas ta sai armu ja mahti meeleparanduski üldse, ma ei tea seda. Aga ütleme siis niimoodi, et vabastusteenistus on väga vajalik, aga kui ta saab vabaks, siis sa pead edasi tegelema või laskma kellelgi tegeleda, sellepärast, et ta tahab ju tagasi tulla. Kui on mingisugune teemalik sidumine olnud või lausa kuri vaimne inimese olnud, ajata välja, siis sa pead ikkagi olema täiesti kindel, et ta saab nii-öelda edasi õppida, õpib ise endal nii-öelda õpib ise vastu seisma, õpib nii-öelda seda positsiooni kaitsma, kus ta vabaduse saavutas. Ja see on mõneks ajaks. Kui vaenlane näeb, et ta ei saa sealt enam tulla, siis ta ei tule, eks ju. No, et selles suhtes sa paned selle ukse kinni, on ju. Nii et väga oluline on siis see, et sa tuled nagu õigel motiivil, hoiad oma silmad selle peal, mis temal on, mitte ei pööra silmad selle peale, mida sul ei ole, vaid tänad selle eest, mis sul on. Ja võib-olla viimane näide on ka sellest, mida ka Aalik puudutas, on meelevald ja alistumine. Et Jumalale alistuda, see on kõigil selge, aga Aalik puudutas ka seda, et kui sa oled kuskil meelevalla all, siis tegelikult selline, ütleme niimoodi see, kuidas ma seda nüüd viisakalt ütlen, see alistumine ei ole mõeldud sellele inimesele, kes iganes on su pastor või õpetaja või ülemus kuskil või mis iganes, vaid sellele meelevallale, mis talle on antud selles positsioonis, mõistate? Ja kui sa sellest aru saad, siis sa ei vaata enam kriitilise pilguga, kas see või eelarvamusega, kas see või see, vaid sa hakkad aru saama, et tal on üks meelevald antud Jumala poolt. Ja kõige parem näide on minust politsei. Ma räägin väga hea näite. Et nõukogude ajal olid need, ma ei tea, kuidas need nimetati, pulgad või sauad, jah, et peatada sind kinni, liikluspolitseisse räägin, eks. Ja kui oleks mingi suvaline mees vehkinud seal mingisuguse pulgaga, mitte keegi ei pea kinni, on nii? See ei pea ju kinni sellepärast, et see politseinik seal või miilits oli sellel ajal tee ääres on nii vägev vend, vaid sa pead sellepärast kinni, et tal on antud üks meelevald selle positsiooni tõttu, mis seal on. On nii? Et sa alistud sellele meelevallale, mitte selle inimesele lihtsalt. Mõistate, see on hea näide. Ja kui sul ei ole seda meelevalla positsiooni sel hetkel, siis sa ei pea alistuma. Ja minul oli üks väga lustakas lugu. Ma töötasin laeva peal kunagi noore kristlasena ja see oli kohutavalt väsitav töö lihtsalt. Ja siis ma pidin viima koju veel teised inimesed ja ma kell 2 öösel tiirutasin mööda kesklinna ringi Tallinnas. Ja viisin seal mõned inimesed koju ja lõpuks ma olin nii, et ma ühte inimest pidin veel viima Lillekülas ja ma olin nii väsinud, et ma sõitsin valgusfoori keelava tule alt läbi. No me võime nüüd öelda, et see oli helepunane, aga see ei olnud helepunane, see oli punane, eks ju. Ta tegelikult läks, oli kollane ja siis järsku läks punaseks ja ma olin juba eset ristmiku, eks. Ja ma ei jää ju seisma sinna, sõitsin läbi. Ja järsku vaatan, et üks auto jälitab mind, annab signaali ja mingi tavaline Žiguli, mingi karimehi on seal sees on ja minu esimene mõte oligi see, et ma ei tea, mis inimesed on, aga head nad mulle ei soovi, eks ole. Ikkagi 90ndate keskpaik oli sellel ajal
ja järsku hakkab keegi linna siin niimoodi tuututama, tahab, et sa peatad öösel kell 2, eks ole. No vot, ja minul oli päris hea auto ja päris kiirem ja siis ma vajutasin gaasi põhja ja tõmbasin eest ära veel. Ja tõmbasin ja ega nad ei saanud ja väga pikalt see klapper ja nad ei jäänud maha ka minust. Ja lõpuks ma mõtlesin, et sealt saab edasi, aga kogemata keerasin Tupiktänavasse. Ja sealt ei saanud enam edasi. Ja nad said mu kätte ja ma panin nupud kinni ja üks mees jooksis välja sealt, hakkas mulle rusikaga lõhkuma sinna klaasi peale, et tehke lahti uks. Ma ütlesin, ei tee, lasin ainult akna natukene niimoodi, ütlesin, ma ei tee lahti akent teile. Ja et kes te olete? Ja näitab mulle ametimärki, ma olen politseis või miilits või ikka politsei oli siis juba. Mõtlesin, et mina tulen töölt öösel kell 2 ja mingi suvaline Žiguli hakkab mind taga ajama, et mina ei ole selgeltnägija, et ma tean, et teate politseist. Et minu esimene mõte on see, et see on mingi paha inimene, kes niimoodi teeb, eks ju. Ja aga te sõitsite punase tulel, ma ütlesin, vabandust, ma sain ise ka aru, et ma liiga hilja hakkasin ületama, lihtsalt ma olen süüdi. Aga see ei anna põhjust klapperjahti korraldada, 5 meest lähevad 2 naist taga, eks ju. Ja siis tuli üks teine mees sealt välja ja ütles selle esimesele, seal tüdrukul on õigus. Meil ei ole tööpäev, me ei ole vormis, meil ei ole seda meelevalda, meil ei ole, mitte meelevalda, vaid meil ei ole õigus praegu teda korrale kutsudes, meil on vaba päev, nad tulid kuskilt, ma ei tea, kus nad tulid siis, eks ma ei hakanud küsima. Jah, see oli talve aeg, aga saad aru sellest põhimõttest. Tal ei olnud oma tööpostil ja tal ei olnud õigus tegelikult niimoodi käituda, aga ta ei unustas ise ilmselt ära, et tal ei olnud tööpostil, on ju, sest ta ikka käest taga. Aga kui ta on tööpostil ja sa näed, et sul on ilus vilkur on juba taga sõidab, siis sa oled kohustatud seisma jääma. On ju? Sellepärast, et see on positsiooni meelevald, mis neile on antud. Ja sellepärast ongi väga oluline, et kui nüüd selle naise näite puhul, kui tema oleks nüüd kas või läinud ja nutnud oma pastori rinnale ja öelnud, et jah, võib-olla ma eksisin isegi, äkki see ei olnudki Jumal siis või midagi, eks ole, et palveta mu eest, aita mind, on ju. Aga ta hakkas tema vastu palvetama. Miks sa tegid nii, sa oleks pidanud selle naise kogudust välja viskama, eks. Et vaata, sa ei saa nagu minna nende otsuste vastu, isegi kui nad on valed otsused, eks ole. Me võime kõik teha valesid otsust, aga sa pead aru saama sellest printsiibist, et kui Jumal on andnud meelevalla positsiooni, siis sina ei tohi selle vastu minna mässates, sest see on mäss ja mäss on kuradist. On nii? Täpselt sama on isa-emaga. Täpselt sama on isa-emaga või mingisuguse töösuhte positsioonil näiteks. See on üks meelevald antud. Sa ei austa ja kummarda selles mõttes seda inimest, vaid sa allud sellele meelevalla positsioonile, mis on antud, eks ole. Täpselt sama on vaimulikus töös andidega. Sa imeta seda inimest, kes vägevalt võib-olla jutustab või palvetab või teenib või profeteerib, on ju, vaid sa imetad Jumalat, kes töötab erinevate inimeste kaudu. Sa paned selle fookuse Jumala peale, et Jumal saab kogu au endale, sa ei too seda au inimesele. Ja vaata, kui need printsiibid on meil nagu selged, kindlasti me võtame edasi veel, siis meil on nagu väga lihtne ennast kaitsta, et me ise peksa ei saa. Sest päris palju on olnud sellised juhtumid, kus inimene läheb näiteks vabastusteenistust tegema ja saab ise peksa. Mitte füüsiliselt, aga ta satub rünnakut alla. Ise. Nii et kui sa oled ise veel rünnakut all või need rünnakud tulevad sulle sellistes asjades, siis ära tee seda veel. Lase ennast nii kaua teenida, kui sa tunned, et sa oled need printsiibid omandanud, on ju, et koos Jumalaga püha vaimu täis, püha vaimu andides käid, tunned oma meelevalda ja ei mässa meelevalla vastu. Et need on nagu hästi olulised asjad, mis me peaksime nagu omandama, et sa ei lähe nagu oma õigusega enam kuskil, isegi kui sa oled nagu lüüa saanud või läbi kukkunud või midagi. Nii et ma lõpetan praegu sellega, muidu läheb liiga pikaks. Kas keegi sai aru ka midagi, mis ma rääkisin? Et me tahaksime ka, kohtusin veel pärast ka Aalikuga ja kohtusin Aaliku Riinaga, kas me arutasime ka neid asju, et tegelikult on hästi oluline see, et
et me palvetame ja õpime seda, kuidas vabastusteenistust teha. Nii et ma usun, et me õppisime nende eelmisel nädalavahetusel ja ka praegu saime kinnitust sellele, et Jumal tahab inimesi vabaks teha. Aga Jumal austab inimese tahet, kui inimene ei taha vabaks saada, kui ta ei taha meelt parandada. Mäletate, mis ma rääkisin teile siin pool aastat tagasi patust, mis täiesti ilmutuslikult tuli mu sisse. Jumal nagu näitas mulle sõnast, et kui sa ei õpi pattu vihkama, siis sa tegelikult ei saa vabaks. Sest sa ütled, okei, ma parandan meelt. Okei, ma parandan meelt. Nii, Piibel ütleb, kui me pattud tunnistame, on tema ustav õige, tema poja veri puhastab meid kõigest üle kohtust. Me teame kõik need kirjakohti, eks ole. Ja lähen teen uuesti seda asja. On ju? No, mis iganes, eks ju. Aga see, kui me patud tunnistame, avanes mulle teistmoodi. Ja see avanes nii, et see tunnistamine ei ole lihtsalt see, et ma ütlen, ma tegin pattu. Vaid see tunnistamine on see, et sa oma kogu olemusega tunnistad kõigepealt eelkõige Jumalale, et Jumal, ma olen sinu vastu eksinud. Ma olen sinu vastu eksinud selles asjas. Palun anna mulle andeks. Ja kui su sees on see tõsine nagu kahetsus, sa nagu mina nutsin selle Timo pärast. Mul oli nii halb, et ma niimoodi olin mõelnud. Vaat see oli tõeline meeleparandus, mis tõi esile ka kohe minu poja tervenemise. Mõistate? See tõi kohe selle esile, eks ole. Aga see oli see, et sa vihkad pattu. Sa ei ole nõus enam elama kompromissis. Mäletate, mis ma rääkisin kuidagi, ma nägin nägemuses ingleid. Kuidas nad katsid oma näo, sest nad ei suutnud aru saada, kuidas inimesed teevad pattu. Kuidas Jumal on nii hea. Ta on kõik andnud meile, et meil oleks täiuslik elu. Täis tervist, täis vabadust ja lõpuks läheme edasi veel parematesse kohtadesse. Ta on kõik teinud juba. Kuidas on võimalik, et inimene läheb ikka surma sööma endale? Ikka tahab minna teha kompromissi patuga. Kuidas ta tahab seda teha? Et inglid ei saa aru, see on pühad, kes Jumalaga käivad. Ja siis Jumal nagu näitaski, et patu tunnistamine ei ole lihtsalt see, et kuule, tegin täna pattu, on ju. Räägin sulle, Pirjo räägin. Okei, ma tegin täna pattu, on ju. Jumal on see andeks, ma olen ka andeks, on ju. Teil homme jälle, eks ju. Linnuga kirjas. Vaid sa enam ei taha mitte kunagi seda teha. Saad aru? See muutub vastikuks. Sa vihkad seda, sa ei taha seda enam teha. See on päris meeleparandus, mis toob esile tõelise vilja. Ja vaata, kui inimene, keda sa teenid, ei taha tegelikult meelt parandada. Sa ei saa sundida kedagi, sest meil on vaba tahe. Aga sa saad öelda talle, et sa võidki hetkeks saada vabaks, aga uued asjad tulevad jälle, kui sa ei ela Jumala seaduste kohaselt, kui sa ei ela Jumala sõna kohaselt ja kui sa ei taha meelt parandada oma patust. Sa ei saa mitte kunagi mängida nende asjadega. Sa pead tegema täna oma otsuse, täna on päästepäev. Ma tahan Jumal sind. Ma tahan rõõmustada selle üle, et mu nimi on eluraamatus. Mitte selle üle, kui palju ma teenin või jutlustan või palvetan, vaid ma rõõmustan ainult selle üle, et mu nimi on eluraamatus. Ja kõik muu on see, et ma olen teenija. On nii? Halleluuja, jah, just nimelt. Amen.